Tere sulle, kes sa oled tulnud siia vaatama ja kuulama. Räägime siis täna ärevusest ja energiatööst, aga mul oleks ka selline palve, et kes oled siin kuulamas, et sa paneksid oma mikrofoni kinni, siis mute'i pealt, et leiad seal oma akna alt vasakust nurgast. Senikaua siis, kui me räägime, et siis ei tule kõrvalised helid sisse. Kaamera pilt võib olla järgi, siis meil on palju parem rääkida, me näeme, kellega me suhtleme. Näeme teie emotsioone ja siis kutsun üles ka kaasa rääkima aktiivselt ja küsimusi jooksvalt chati postitama. Sellepärast, et hiljem me räägime veel, et meil tuleb auhinnaloos ka, et siis ole aktiivne, räägi kaasa. Kui sa veidi pelgad küsimusi küsida, siis selleks ei ole põhjust, et kõik, kes on täna tulnud siia sellel teemal veebiseminari kuulama, et meil ilmselt on sama mure, eks ju. Nii, ja siis fookuspunktist ka paari sõnaga, et mis see siis on. Mina olen Kerli Siimanson, ma olen fookuspunkti asutaja, olen ettevõtja, meeskonnajuht, ema 3 lapsele, et palju rolle, aga siis fookuspunktis olen ma loonud ka oma kursuse 4-nädalase teekonna kaassõltuvusest iseolemisse, et olen siis kaassõltuvuse teemal ka mentor. Ja fookuspunkti missiooniks on siis inimeste teadlikkuse tõstmine sõltuvuste teemal ja eelkõige just selle kõrvalseisjaks kaassõltlase toetamine. Et meie siis toome teile erinevad spetsialistid ja teemad koju kätte mugavalt. Aga miks ma just selle teema valisin veebiseminariks täna on see, et ma tegelen just kaassõltlastega, nagu mainitud rohkem, et ärevus on väga suur osa nende elust. Aga ma saan ka aru, et tänasel veebiseminaril on väga palju inimesi, kes ei ole küll kaassõltuvusega kokku puutunud või ei ole sellega kuidagi seotud, aga kellel on just konkreetselt ärevuse probleem siis. Ja meil on täna siis külas siin Reelika Raska, kes on energiaterapeut ja räägid sa lähemalt endast ise. Tere kõigile ka minu poolt. Olen siis Reelika Raska, olen kogemusnõustaja, terapeut, tervendaja, et suurem roll on siis mul praegu hetkel tegeleda just nimelt ärevushäiretega. Et olen ka ise selle teekonna läbi teinud ja läbi selle siis ma jõudsingi oma teraapiatöödega siis sinnamaani, et panen kõige suuremat rõhku just nimelt ärevusele. Et Kerliga siin oleme natuke rääkinud, et kaassõltlaste teemal, et just see on ka siis see koht, et olles kaassõltlane, siis võib endalegi teadmata tegelikult olla ka kõrvalt veel ärevushäirega tegemist. Et räägin ka siis natuke sellest, kuidas ma üldse jõudsin selleni, millega ma tegelen. Et minu teekond üldse algas kuskil 11-12 aastat tagasi umbes, kui ma olin oma elus üpriski raskes etapis ja siis selle tagajärjel siis sain endale ärevushäire. Et esialgu ma kohe ei saanudki aru, et millega tegu on, et füüsiliselt oli enesetunne kehva igatepidi, vaimselt olin hästi negatiivne iga asjaga ja olles siis erinevate spetsialistide juures käinud ja abi otsinud, siis lõpuks saingi siis teada diagnoosiks, et ärevushäire. See oli minu jaoks nagu esimene klõnn peas, et ahaa, selline asi on ka olemas. Ja sealt siis hakkaski minu teekond tervenemisele, kus ma leidsin ühe imearmsa inimese läbi oma tuttavate, kes teeb just nimelt energiatööd ja olles siis tema juures ära käinud, siis minu elu konkreetselt muutus, kohe suurelt muutus kõvasti paremaks, oskasin juba endaga tegeleda. Ja energiatööst siis ma räägin ka teile lähemalt, et kuidas siis üldse energiatöö välja näeb, et kuidas see energiatöö üldse aidata saab ja mismoodi me ise saame seda siis mõjutada, et enda enesetunnet paremaks muuta. Ja põhimõtteliselt siis ma läksingi juba õppima seda energiatööd ja nüüd ma siis olengi olnud juba kuskil 4 aastat inimestega hoogsalt tegelenud tervendamisega, depressioonist välja toonud, madalseisudest välja aitanud, ärevusest välja toonud inimesi
ja nähes, kui palju on meie ümber inimesi, kellel on ärevushäired, kes ise ei teagi, et neil on ärevushäired, et siis selle tõttu ma olen hakanud ka sellele suuremat rõhku panema, et tõsta inimeste teadlikkust, et selline asi on olemas nagu ärevushäire ja sellest on võimalik vabaneda, et ei pea kannatama igapäevaselt kehva enesetunnet, et aru saamata, et miks mul siis nii halb on, et arst ütleb, et mul on kõik hästi, et kõik proovid on ju korras, aga ometi mul on halb olla. Et see ei ole loomulik, et inimene peaks 24/7 tundma ennast halvasti, et ei saa tööl käia, ei saa igapäevatoimetusi teha, ei taha võtta üritustest osa, kuhu on kutsutud, kuna enesetunne on halb, on erinevad hirmud. Et sellega tuleks tegeleda ja sellest on võimalik vabaneda, suhtudes siis ise teadlikult enda enesetundesse ja endale otsa vaadates, et midagi on vaja ette võtta. No kuidas inimene saab aru, et tal on nagu üle normaalsuse piiri siis, et ärevus on kõrgem kui et on ärevushäire lausa välja kujunenud? Ärevushäire saab tegelikult isegi niimoodi aru, et kui sa linna vahel kõnnid ja sa näed inimesi, ärevushäirega inimene on tegelikult juba kehahoiak on juba selline pingest, hoiab ennast nagu pulgana ja tema pilk on enamasti suunatud maha. Et kui inimesel on halb olla, et siis ta ei kõnni niimoodi vabalt ega ei vaata ringi tänaval, et ta kõnnibki niimoodi, ta vaatab konkreetselt maha ja tema raadius on selline hästi minimaalne, kus ta siis nagu toimetab, kui tal on vaja midagi võtta või panna või inimesega suhelda, et siis ta ka ei vaata inimesele otsa, vaid ta pigem vaatab niimoodi kõrvale ja tahab nagu sellest vestlusest hästi kiiresti vabaneda. Eks see, kui sa kardad enne eksamit või enne veebiseminari kardad, et siis see on selline normaalne veel. Ja see on täiesti normaalne emotsioon, et emotsioonidega inimene nii-öelda. Ja teine asi on ärevuse puhul ka see, et igas mõttes on hästi negatiivne ja tal on nagu, kellel on hästi süvenenud ärevushäire, see tunneb ka juba füüsiliselt ennast halvasti. Higistamine, peavalu, südame pekslemine, kõhulahtisus, suurenenud või vähenenud söögiisu oleneb siis inimesest. Kuuma, külmahood, kätevärinad, jalgade värinad, et kõik sellised füüsilised sümptomid. Et ärevuse ajal inimene siis tunneb ennast kogu aeg halvasti ja minul oli põhiline see, et mina kogu aeg arvasin, et mul hakkab infarkt tulema. Et jooksin aga kogu aeg EMO-sse, kiirabisse, et no on ju, jumala valus on siit rinnust igalt poolt torgib, et no see ei ole normaalne ju. Ometi oli kõik jumala korras, arstid vaatavad otsa, et millest sa räägid, et sa oled täiesti terve inimene, et sul on süda nii korras, kui vähegi olla annab, eks ole. Et see on ka üks ärevuse sümptomeid, et sa arvadki, et sul on kohe infarkt ja ongi minek, eks ole, et need on nüüd see, kus sa oled ärevuse laes põhimõtteliselt. See on juba paanikahoog siis? Ta on, paanikahoog on see, mis läheb üle. Paanikahoog kestab mingi aeg, läheb üle, sa tuled sellest välja, sa oled siuke väsinud, põhmal on ju, aga ärevus on see, mis kestabki sul päevi. Et sa oledki selle ühe tunde sees mitu päeva järjest, kuni nädal, kuni 2 nädalat, no mina olin aastaid. Et see ongi nagu selline tunne, et sul on kogu aeg halb olla, et see on nagu põhiline ärevuse tunnus, et sa tahad kogu aeg olla oma turvatsoonis. Et enamasti turvatsoon on kodu, kui sa sellest hakkad väljapoole minema, siis sul tekivad erinevad hirmud enda enesetunde pärast. Ja sa nagu leiad vabandusi, et mitte minna kodust välja oma turvatsoonist, et mingi raadiuseni saad minna, siis läheb juba kõht läheb lahti, tekivad kätevärinad, tekivad hirmud enda enesetunde pärast ja nii edasi. Nii, ja kui siis inimesel on kõik need sümptomid ja ta tuleb sinu juurde, et kuidas see siis kindlasti paljud, et kui juba on sõna energia on mängus ja me räägime energiatööst, siis nad arvavad kohe, et see on mingi nõiavärk. Et mis sa siis tegelikult teed nende inimestega? Et esimese asjana ma kaardistan ära selle ärevuse tugevuse, et mul on selleks siis üks tabel, kus siis saab ära märkida kõik oma need tunnused, et selle järgi on hästi hea aru saada, et kui tugev see ärevus üldse on ja kas inimesel tegelikult ka ärevus on või on tal lihtsalt siuksed väiksed paanikahood, mis käivad üle. Aga energiatöö ei ole nõiavärk, energiatöö ei ole surramurra ega midagi sellist üleloomulikku, et energia on tegelikult see, mis on kõik meie ümber.
ja meie ise loome siis nii-öelda endale siis läbi enda energia selle, mida me tahame tunda. Et esimese asjana ma kindlasti õpetan inimesi siis, kuidas ennast maandada. Maandamine tähendabki see, et meie energiaruum ei oleks meie küljes kinni. Et kui meie energiaruum on meie küljes kinni, siis meil on halb olla ja me tunnemegi ennast niimoodi pulkas ja ei taha kuskile minna, ei taha liigutada. Aga kui meie energiaruum on suure lai, siis meil on nagu nii-öelda ruumi, meil on mõnus olla, me võime ennast igatepidi keerata, meil on tuju hea ja olemine hea. Et sellest sõltub ka, kui hästi sa ennast päriselt tunned, et kas sul on energiaruum siin küljes kinni. Ja energiatöö on tegelikult see, mida mina nimetan ka sihuke mõttemustrite murdmiseks. Et see, millest sa mõtled, seda sa endale ka tegelikult tellid. Et kui sa oled ärevuse käes, siis sinu mõtted on kindlasti enamasti negatiivsed. Mul on halb olla, ma ei taha sinna minna, mulle ei meeldi see, mul on need ja need hirmud. Et kui sa nagu hoiad oma fookust selle peal, mida sa nagu kogu aeg kardad, mis sulle ei meeldi, mida sa nagu negatiivsena näed, sa seda kogu aeg välja ütled, siis tegelikult sa seda endale ka saad. Kogu aeg tuleb sulle seda juurde. Et mina õpetangi seda, kuidas neid mõttemustreid siis hakata murdma, annan erinevaid harjutusi. Et inimesed, kes minu juurde tulevad, kindlasti ei ole nii, et mina nüüd teen, sa oled terve, et see lihtsalt ei ole võimalik, et mina annan juhendeid, annan erinevaid harjutusi, kuidas sa hakkad ise ennast tervendama, kuidas sa hakkad ise muutma igapäevaselt enda elu, enda enesetunnet, õpid ennast analüüsima, ennast teise pilguga vaatama, endaga tööd tegema, märkama, mille peale sa paned endale suuremat fookust, et kogu aeg välja noppima neid negatiivseid kohti ja neid minema saatma enda energiaruumist siis, sest sinu energiaruum on see, mille sina oled endale ise loonud, mis on sinu ümber. Kui sa oled sinna loonud hästi palju negatiivset, siis see kogu aeg magnetina tõmbab sulle seda negatiivset juurde. Sul on vaja see negatiivne sealt välja saada, et sa saaksid jälle ennast hästi tunda. Ja see ongi see, mida mina siis enda seanssidel inimestega teen. Jagan neid teadmisi, jagan neid harjutusi, kuidas sa kogu aeg viskad seda negatiivset välja. Et tehes minuga siis koostööd, ongi siis tegelikult tulemused suht kiired tulema. Et teed harjutusi ja paned enda peale hästi palju fookust, märkad ennast kõrvalt. Ja see ongi juba töö sinu enda energiaruumiga, et see on täiesti tavaline mõttemustrite murdmise töö. Et mina nimetan seda siis energiatööks, et sa enda ümbert nähtamatut ruumi hakkad siis puhastama, mis sa oled sinna aastaid sisse kogunenud. See on tegelikult nagu üks osa sellest seansist, et sa paned inimese seda olukorda kaardistama, et tal on siis võrdlusmoment 2 nädala pärast, kui ta uuesti seansile tuleb, kui palju siis on muutunud, kui ta neid harjutusi teinud on. Aga teine osa sellest seansist, sa teed ise ka ju mingisugust energiatööd, et kuidas see? Ja, et ma ise nii-öelda inimene tuleb minu seansile, me vestleme, me kaardistame, ma jagan neid harjutusi, neid temaga seoses siis neid isiklikke teemasid, mida siis tuleks nagu läbi vaadata, millega tuleks tööd teha, kust tuleks muutused luua, siis lisaks veel inimene saab seansil siis minu juures ka mõnusalt pool tundi pikutada. Ja siis selle käigus siis mina siis avan neid energiakeskuseid ja saan ka siis informatsiooni selle kohta, et millele panna siis suuremat rõhku, et kus on mingi koht kinni energiakeskustel. Et käin läbi inimeste energiakeskused, inimene on pikali ja siis sealt saab nende energiakeskuste kaudu, mis on blokeerunud, saab siis veel teada vastavalt energiakeskusele on vastavad teemad, kus saab siis veel rõhku panna, et millele tuleks otsa vaadata, et juurtsakral on lapsepõlv, sakraaltsakral on siis mehelikkus, naiselikkus, südametsakra ja päikesepõimik on elurõõm, enesearmastus ja nii edasi. Et nendest ma räägin ka siis lähemalt ja selle kaudu siis saab ka inimene ise nagu endale sügavamalt otsa vaadata, et kas siis on vaja minna veel korra tagasi lapsepõlve, kas on üle vaja vaadata enda enesearmastuse teemad, enda elurõõmu teemad, et kus on nagu midagi kinni, millele tuleks siis rõhku panna. Et see on ka üks osa minu seansist kindlasti. Ja siis, kui järgmine kord tulla juba, kui olla 2-3 nädalat kõvasti siis tööd teinud endaga, minu juhiseid järginud, et siis saab nagu uuesti kaardistades näha siis ka seda muutust, mis on toimunud, et kui
palju vähem tuleb tegelikult neid linnukesi, mis nagu esimesel korral oli tabel võib-olla täitsa otsast lõpuni täis, siis järgmine kord juba vaatad ise ka peale, et oi, näed, mul on juba siin 8-9 linnukest vähem, kui oli eelmine kord, et siis on nagu endal ka mõnusalt hea vaadata seda muutust, et ma olen nii suure töö iseendaga ära teinud, et ma olen nii tubli, et nii tore. Ja ega ma ka Reelikat niisama lihtsalt ei kutsunud siia rääkima, et ma ikka läksin ja proovisin ise ennem ära selle, mida ma teile siia tutvustama tulime täna. Et mul oli just kõige suurem mure oli enne veebiseminari närveerimine, eks ju, mida ma olen nüüd juba päris mitu korda teinud, aga alati on ikkagi see närv sees. Ja teine siis autosõidu ees on kohutav hirm on ju mingis võõras linnas, et siis ma läksin ka katsetasin ära, et ma võin küll öelda, et minu see enne ja pärast tabeli täitmine, et seal oli küll ikka meeletu muutus, et ma tegin peaaegu kõik need linnukesed esimesel korral sinna tabelisse. Teisel korral tuli isegi mingi allapoole märgitud. Oli jah. Et nagu tõesti, aga ma tegin ka neid harjutusi nagu iga päev, sest ma tahtsin seda kõige paremat tulemust saada. Et need harjutused muidugi käivad ka kõik tegelikult mõttetasandil, et see ei röövi sinu päevast tegelikult mitte mingit hetke, sa saad neid teha igal pool, välja arvatud autoroolis. Seda ma alati rõhutan, et autoroolis ei tohi, et seal peab olema ikkagi tähelepanu liiklusel. Aga poes võib teha tööl, kui sa ei pea otseselt olema inimesega kontaktis, oma ette ajad oma tööasju, võid teha jalutades, koristades kodu, ükskõik, et selles mõttes lihtsalt võtta see mõttetegevusega need harjutused endaga igale poole kaasa ja muudkui lase. Et mina alustasingi sellega, et ma võtsin oma koera, läksin jalutama, mul oli ka oma see kindel raadius, siis millest ma nagu teadsin, et kui ma sealt nüüd üle lähen oma kodust kaugemale, et mul on alati hakanud siis halb, sest seal väljusin oma turvatsoonist. Ja ma muudkui ketrasin ja ketrasin neid asju enda peas, mis nagu peaks head tegema ja siis ma nagu avastasin üks hetk, et mul ei olegi seda raadiust enam. Ma võisin juba teise linna otsa välja kõndida, mul on ikka jumala hea olla. Et see ongi see, et mida sa endale nagu ise mõtled, et kui ma mõtlen, et nüüd ma lähen kodust kaugemale, nüüd mul hakkab raudselt paha. No fakt, et hakkabki, sest ma ise ju tellisin seda endale, ma ütlesin, et mul hakkab paha. Muidugi mul hakkab. Aga kui ma lähen, et mul on hea olla, mul on päriselt hea olla, et mul on ju kõik jumala hästi, mul on tervis korras, ilm on ilus, koer on nunnu, eks ole, siin rihma otsas, et mille üle ma siis muretsema pean. Ja nii ma tellisingi endale seda, et aga mul on ju hea olla. Ja just see ongi siis nende harjutustega ka, et kuna ma ise selle teekonna olen läbi teinud, siis ma olen ka ise need harjutused tegelikult mugandanud toimivaks ära. Et ma olen käinud õppimas koolis seda energiatööd, Maria-Katariina Kuusingu ja Kristiina Kuusingu juures terapeudi tööd, et sealt ma olen saanud selle põhja alla, aga see pakett, mis ma ise praegu inimestele pakun, olen läbi oma kogemuse ja õpitud teadmiste minu kokku pandud, koostatud selline toimiv süsteem, mis nagu päriselt toimib ärevuse puhul, et inimene saab läbi oma mõtteteadvuse, saab sellest ärevusest lahti, et see on fakt. Ja need harjutused siis koosnevad hingamisharjutusest ja siis maandamisest, et sa maandad ennast ja siis on see energiatöö nagu mõttetasandil on ju. Kindlasti sealt tuleb veel palju huvitavaid asju, et ma ise ei ole kaugemalt. Et 4 seanssi, igal seansil annan ühe uue harjutuse siis, et mis läheb nagu järjest sügavamale enda sisse vaatamisega, järjest sügavam töö enda energiaruumi puhastamisega, et algus on selline pinnapealne ja sealt läheb nagu järjest kihiti allapoole ja viimane 4. seanssil tuleb siis meditatsiooniharjutus, siis see on nagu see, mida tuleks tegelikult teha siis, kui sul aega on 2-3 korda aastas võiks teha. Aga teised on nagu need, mida saaks teha tegelikult iga päev, kui on vähegi võimalus. Et lihtsalt hoida enda ruumi puhtana. Et mida rohkem me endale tõmbame seda võõrast energiat inimestega koos olles, seda rohkem me tegelikult kanname kaasas ka teiste inimeste emotsioone, teiste inimeste probleeme. Et suur osa nendest, kes on ärevusega hädas, on tegelikult ka empaadid. Et mina nagu olen tähele pannud läbi oma töö ja läbi oma kogemuse ka, et inimene, kes on empaat, sellel ongi hästi suur kalduvus jääda ärevuse kätte. Et need, kes ei ole nii-öelda empaadid ehk siis ülitundlikud, nendel ei ole ka seda ärevuse probleemi, sellepärast et neil ei ole seda miskit, mis tegelikult laseks neil laskuda sellesse ärevusse minu mõistes, nii palju kui mina olen seda kõrvalt näinud ja ise kogenud ja inimestega suhelnud.
et empaat tähendabki siis ülitundlikkust, kus sa oled nagu vastuvõtlik teiste inimeste emotsioonidele, teiste inimeste jutule, tegudele, et kas või filmid, mis on kurvad või üliõnnelikud, empaat nutab, vaatab armast multikat, empaat nutab, on ju, keegi kõrval nutab, empaat tunneb selle kohe ära, et tal on halb olla, mul hakkab ka halb, sellepärast et mul on tast lihtsalt nii kahju, eks ole. Et kõik sellised emotsioonid, mis kerkivad nagu esile, kas siis olles ülirõõmsad või ülikurvad, siis empaatia on fakt see, et tema nutab, kas siis õnnest või kurbusest. Nad kuidagi õhust ka tajuvad energiat ära, et isegi keegi ei pea tülitsema või midagi, nad tajuvad, et selle empaadiga seoses mul tuligi meelde, et ma ühe enda väga kalli inimese kaasa võtsin Reelika juurde, et temaga oligi just see, et ta oligi empaat ja kusjuures ta oligi selline inimene, kelle juurde kõik tulid kurtma oma muresid. Ja kui ta sinna Reelika juurde läks, Reelikal oligi esimesel seansil väga raske temale nii-öelda ligi pääseda, et nii palju oli nagu seda võõrast energiat ja teemasid seal tema ümber, et ta oligi nagu käsnana kõik sisse võtnud endasse. Ja oligi see temal nagu lõpuks olidki paanikahood, eks ju. Jah, sest ei saa aru, kui sa empaat oled, siis sa nagu mõtledki, et see on minus, et see probleem on minuga seotud, et minul on midagi viga ju. Aga tegelikult ei ole sinul mitte midagi viga, vaid sa lihtsalt töötled läbi neid võõraid energiaid, teiste inimeste probleeme, teiste inimeste asju ja sa ei erista neid, olles mitte teadlik. Aga kui sa suhtud sellesse teadlikult, et see emotsioon ei ole minu oma, see probleem ei ole minu asi, mida ma pean lahendama, et siis sa nagu suudad selle läbi nende harjutuste, mis mina jagan, tegelikult enda energiast nii-öelda välja visata, et sa ei kanna seda kaasas, sa ei töötle seda läbi, sest see ei ole sinu probleem. Paljud asjad tegelikult inimestel on ka enesehinnangu teemad, et kui sa mõtled enda kohta mingeid halbu mõtteid, et siis ongi see koht, kus võib-olla ka küsida, et kelle sõnad need on, mida ma endale, äkki keegi ütles mulle kunagi lapsena seda ja siis ma usun seda tänase päevani. Et ka sellist küsimust küsida, et aga kelle mõte see on, et ma ei saa hakkama või kes ütleb seda? Need on need lapsepõlve ja sisemise lapse teemad juba, et kui hakata nagu neid lapsepõlve tagasi minema, et see on täiesti see uus valdkond hoopis, et sisemise lapse teema, et lapsepõlves kogetud traumad tulevadki välja, kui nad on tervendamata, tulevadki välja nüüd täiskasvanuna, et kellel on siis lapsepõlves olnud mingeid traumasid siis ema-isa poolt, et kuidas see kasvatus on olnud, seal on olnud mingeid negatiivseid mälestusi, mahategemisi, allasurumisi, siis sa kasvadki täiskasvanuks ja arvad, et sa ei olegi mitte keegi, sind ei väärtustata, sind ei peagi väärtustama, sest sind lapsepõlves ei väärtustatud. Ja siis see kannab sind täiskasvanu eas, kuni sa tegelikult lõpuks murdud selle all. Ja ongi stress, depressioon, lõpuks kujunebki ärevushäireks, paanikahood, sest sa oled kogu aeg harjunud selle negatiivse mustriga, et sa oled mitte keegi. Et samamoodi oli ka tegelikult minul selle enne ärevuse tekkimist tegelikult seesama probleem, et ma pidasin ka ennast mitte kellekski, et mind ei ole kellegile vaja, ma olen kõige koledam inimene üldse maailmas, et kes mina üldse olen, et peaks mingeid sõna kuskil võtma, et nagu nii kedagi ei huvita, mida mina ütlen. Ja siis juhtus veel elus 1, 2, 3 asja, eks ole, ja oligi prauh. Pikali maas, ei saanud ise ka aru, mis toimub, et enam ei suuda kuskil tööl käia, ei suuda isegi tualetti minna, rääkimata koduuksest välja minemisest. Et kuni siis lõpuks sain abi ja sealt hakkaski nagu kooruma tegelikult nii palju erinevaid kihte, mis tegelikult viisid sinna maani. Et ärevuse käes, sügava ärevuse käes olles nagu tulekski need kihid lahti arutada, mis üldse tegelikult oli lapsepõlvest alates kuni sinna maani sinu elus, kuni sa jäid siis selle ärevusega päris hätta, et ei tule nagu enam toime igapäevaelus ringi liikumise ja asjatamisega. Aga mis su kogemus siiamaani näitab, et mis need juurpõhjused kõige sagedamini on seal ärevuse taga? Kas ongi need lapsepõlve teemad või on mingid õnnetused, traumad, mis see kõige sagedasem võib olla? Praegu ongi tulnud järjest välja lapsepõlv pluss siis eelnev mingi trauma. Et ärevus, kui sul traumat ei ole olnud enne, ütled, et mul on ju kõik hästi, et mul ei ole midagi juhtunud, et miks ma olen, siis ongi, kas tulebki lapsepõlv pluss siis läbipõlemine. Et inimene räägib küll, et mulle ju nii meeldib mu töö, mis ma teen, et kuidas ma saan sellest läbi põleda, eks ole. Suure kirega ja suure leegiga. Ja, et siis ongi see, et aga kui ma küsin, et aga kuna sa siis viimati puhkasid, ma saan aru, et sulle su töö meeldib, et see on ju nii tore, et sa teed seda, mis sulle meeldib, aga kuna sa päris ise endale elasid.
oi, no ma nüüd mõtlen, et no 7 aastat ma kindlasti puhkanud ei ole. Siis ma ütlesin, no vot ja nüüd hakkame siis nüüd sellest rääkima, eks ole. Ja siis jõuab lõpuks tegelikult ka lapsepõlve, sest sealt tuleb välja, et aga ei peagi puhkama, sellepärast et ema ja isa ka kunagi ei puhkanud ju. Niisama istumine ei olnud. Ja, et kogu aeg pidi ju tööd tegema, et kuhugi oma elus jõuda. Ja siis sealt tuleb see koht, et aga nüüd lähme tagasi lapsepõlve. Et sealt tulevad mingid traumad, et noh, et ema ja isa tegid kogu aeg tööd, ei puhkanud, aga palju nad sinuga koos olid, kui sa väike olid? No ega tegelikult väga ei olnudki, ma pidin õega ikka kahekesti kogu aeg olema, ise hakkama saama, vahepeal naabritädi käis meile putru keetmas. Ja siit tuleb siis see välja, et puudub kontakt ema-isaga. Ma küsin, kuidas sa praegu oma ema-isaga läbi saad? Oi, mul pole aega üldse nendega suhelda, et ma teen kogu aeg tööd, et ega ma väga ei teagi, kuidas neil läheb, et vahest ikka käime külas, et sünnipäeval viin lilli ja ma ütlen, noh, ema-isaga kontakt puudub, sealt tuleb juba see kiindumussuhte puudumine on ju, ja sealt hakkab järjest edasi minema tegelikult, miks inimesel üldse ärevus tekkis. Et jälle põhjus on tegelikult lapsepõlves. Et nii need vestlused tavaliselt lähevad siis, kui inimesed minu juurde jõuavad, et jõuda selle juurpõhjuseni välja. Et jah, igast erinevad sündmused ja suhted on ja siis on lihtsalt see tippude tipp, et kui sümptomid juba lähevad selliseks. Aga kas sinu klientide hulgas, kes tulevad ärevusega, et kas seal on nagu rohkem mehi või naisi, või oled sa sellist statistikat ka teinud? Minu teenus on, 2 teenust teen, mul on siis energeetiline tervendamine, kus siis ma inimestega tegelen, kellel on lihtsalt niisugune madalseis, depressioon, stress ja ärevusest vabaks energiatööga. Mul on kuidagi niimoodi välja kujunenud, et mehed tulevad esialgu sinna energeetilise tervendusse, et noh, ükski mees kahjuks, ma ütlen, julgen öelda, kahjuks ei tunnista veel, et tal on midagi viga. Tema tuleb lihtsalt minu juurde, et noh, nii pakkus huvi, et sihuke hea jutt, et mõtlesin, et kõnetab, et lugesin seda infot, et tahaks tulla, on ju. Lihtsalt uudishimust. Jah, et noh, mul ka tööl on raske, sihuke noh, pereelu võiks ka natukene lõbusam olla ja noh, tulevad sellise pinnapealse tekstiga. Ja siis sealt hakkab siis välja kooruma, et kas ta siis tegelikult on ärevuse käes või mitte. Aga naised on enamasti need, kes tulevad kohe konkreetselt, mul on ärevus, nüüd tee minuga midagi, et mul on ikka sihuke ärevus, et vähe ei ole. Et on ka tulnud mitmeid inimesi sellise jutuga, et neil on ärevus, aga kui ma hakkan seda tabelit täitma, siis sealt selgub, et tegelikult ikka ei ole küll, et ongi lihtsalt niisugune hästi stressirohke aeg, kus endale siis selle pingeseisundiga siis tekitatakse üksikuid paanikahooge, et mis ei ole veel ärevuseks välja kujunenud, mis on ka tegelikult suurepärane, et ta jõuab ka sellises seisus minu juurde, kus saab hakata juba endaga tööd tegema, et see ei kujuneks üldse ärevuseks välja, vaid oskaks vaadata endale otsa, kuna see on aeg natuke puhata ja mõelda rohkem iseenda peale. Aga on üldse meie ümber, tuleb ikka see teema, millest me tahtegi rääkida, aga seda sõjateemat, eks ju, et väga paljudel inimestel on see kakkunud ka ärevuse ülesse, et ütleme, et kui inimesel on nii raskekujuliselt, et ta hullult nagu elab üle seda ja näeb õudusunenägusid ja nii edasi, et nagu sõjaga seoses, et kas seal taga tegelikult on ka mingid muud asjad, et miks ta just nagu nii hullult seda üle elab või? Mina olen seda nimetanud lihtsalt üleliigseks meedia tarbimiseks tegelikult, et meie meedia on paraku nii üles ehitatud, et mida rohkem hirmu külvata, seda rohkem klikke tehakse ja mida rohkem klikke, seda rohkem raha saadakse selle kliki eest, eks ole. Et enamasti mul on küll nagu kurb mõelda ja ma ei tea miks, aga millegipärast on just uudised need, mis klikke toodavad negatiivsed. Et kui kuskil on pealkiri millestki positiivsest, siis tavaliselt nagu see inimesi väga ei huvita, mis on tegelikult natuke kurb, eks ole. Et mina ise lõpetasin üldse selle tõttu selle meediatarbimise ära, julgen tõsta käed üles, ütlen, et viimati vist klikkisin kuskil uudise peal COVID-i alguses, ma ei teagi, mitu aastat sellest nüüd on päris mitu, et sellega lõpetasin mina ära, sest kogu aeg oli pealkiri numbritega, vaat nii palju nakatunud ja siis mul oli nagu, et nüüd aitab. Ei, sest ma nägin ka kõrvalt, kui massiliselt inimesed läksid nagu paanikasse, et minu oma lähedased ei julgenud enam piimagi poest osta, sest raudselt see piimapakk on millegiga koos.
ja sealt ma hakkasin nagu siis kõrvalt vaatama, et appi, millega inimesed tegelevad. Hirmu külvamine ja mis teeb hirm, tekitab ärevust, paanikat ja pikaaegne stress on ju, mis omakorda tekitab ärevust ja paanikat. Ja see sõjaga on täpselt seesama teema. Et nüüd iga päev on, ma arvan, et on iga päev, sa loed uudiseid. Tegelikult mina ei loe ka samal põhjusel, et võib-olla ma olen ka empaat, et minule ei mõjunud need sõjauudised absoluutselt nagu hästi. Et kogu aeg kuskil midagi toimub ja kui sa kogu aeg loed seda, et midagi toimub, siis sa nagu empaadina tõmbadki selle sisse, et aga nüüd toimubki ju ja see on halb, mis toimub ja mul on nüüd halb olla, sellepärast et ma tunnen kaasa nendele, kes seal siis selle sees on nii-öelda. Et see ongi nagu see, miks inimesed siis tunnevad seda hirmu, et olles nagu tundlikud sellel teemal ja liiga palju lugedes. Et ära loe uudiseid, elu on ilusam. Et see on minu moto. Küsisin siin meeste ja naiste kohta, et kas seda ka tuleb välja palju, et kui palju sinu klientidest on mingil kujul kaassõltlased, et kas nende lähedane on siis, kas ta on raskelt haige, keda tuleb hooldada või mingi puudega või siis tal on lähedane või keegi, kellega koos elab, on mingi keemilise sõltuvuse all kannatav, et kas selliseid inimesi satub ka ärevusega sinu juurde? Minu juurde on tulnud küll inimesi, kes oma lähedast hooldavad. Et kellel on oma elu seetõttu seisma jäänud, kuna ei saa enda lähedast ju jätta kuskile ripakile, et on vaja, et on vaja igapäevaselt ikkagi olla olemas, siis kui on voodihaige kodus nii-öelda, et aga muus mõttes ma nagu ei mäleta küll, et oleks olnud alkoholi või muud ained, et ei ole nagu juttu olnud. Ma tean, et on läinud minu juurest üks hästi äge inimene ära ja lahkunud just nimelt sellest suhtest, kus oli hästi palju alkoholi tarbimist. See mul on küll praegu meeles, et ta tuli, rääkis oma probleemi ära ja peale 2 korda käimist lõpetas sealt ära, astus sealt välja. Ja edasi ma tean, et on praegu vist kõik hästi, viimane kontakt temaga. Aga jah, need lähedased, kellel on siis kodus siis vaja tegeleda, et need on küll käinud minu juures ja üks inimene oli veel hästi äge, et ta pani oma lähedase ka neid harjutusi tegema. Et seda ta mulle veel siin suve alguses vist isegi kirjutas, et kuule jube äge, et ma sain siis, ma ei räägi, kes on ju, et hakkas ka tegema neid ja mõtle, ta nüüd käib ise duši all, ma ei pea enam aitama teda. Et see oli minu jaoks nagu võitu, et nii tore. Miks ta ennem ei käinud? Ärevuse pärast või mingi muu? Ärevuse pärast just nimelt, et ta oli ise haige ja kuna tal oli siis see, et teda pidi nagu aitama kogu aeg, et oli nagu selles mugavustsoonis kinni, et tema ei saa ise millegagi hakkama, sina pead nüüd tassima sinna, tõmbama mul vee käima, eks ole. Ja siis ta nagu õpetas talle siis neid harjutusi ja siis sellega nagu kuidagi mingi mõju siis järelikult oli, et ta siis ütleski, et näed, läheb ise pesema, et see on nagu üks võit. Et see oli nii tore ja, et see on mul küll meeles elavalt. Aga rohkem ei ole nagu jah, ei tea küll praegu, et oleks käinud. Aga ma siin Kerliga vesteldes nendes kaassõltlaste teemal ma hakkasin mõtlema, et tegelikult olen ma lapsena ka ise kaassõltlane olnud, et minu isa oli hästi suur alkoholitarbija, kui mina olin väike laps ja see mõjutas minu lapsepõlve päris suurelt, et just need kodus olemised, et kunas ma pidin kogu aeg arvestama, et nüüd ta tuleb, nüüd on ta purjus nii-öelda, et kuidas siis peab kodus kõik asjad olema, et ta nüüd rahulik oleks, et tal oli kombeks ka joogisena siis natukene möllu teha meil seal kodus, et võib-olla vahepeal läks paar taldrikut katki või midagi sellist juhtus, eks ole, kus siis mina lapsena siis võtsin seda ikkagi väga suure traumana, et ma kogu aeg kartsin seda, et äkki ta tuleb, tal on jälle paha tuju, on ju, et teeks nüüd nii, et temal oleks kõik hästi. Et see tähendab ju tegelikult, et mina olin ju ka kaassõltlane, on ju. Meil on siis sama kogemus mõnes mõttes, et meil on täpselt samamoodi, et koos tegelikult ka siis vägivallaga, mitte küll laste suhtes, aga et sellepärast ma küsisingi kaassõltlaste kohta ekstra, et kas on neid, et ma eeldasin, et neid võib-olla käibki rohkem, sest et ma tean, et see ärevustase sellel ajal oli väga kõrge meie peres ka, et me pidime ikkagi siis tema järgi arvestama kõiki asju, et millal ja kus me oleme ja vahest oli vaja kodust ära põgeneda, eks ju. Et siis oli see ärevus ikka väga kõrge, et kahju, et sellel ajal ei olnud selliseid
veebiseminari teel kättesaadavat infot ja abi Jah. võtta. Et hakkasin mõtlema jah peale Kerliga vestlust, et aga ma olen ise olnud ju lapsena. Aga meil oligi see, et ühel hetkel läksingi mina kodust ära täisealisena juba, ütlesin ka emale, et minul aitab, mina sellist elu enam ei ela, ma olen täisealine ja tšau paka. Ja peale seda siis paar päeva hiljem päevapealt siis isa lõpetas alkoholi tarbimise ja suitsetamise, et on siiamaani kaine. Sellest on juba üle 20 aastat umbes möödas äkki või? See sinu Minu lahkumine mõjus talle selliselt, et ta lõpetas päevapealt ära ja siis peale seda nagu lasin sellel asjal maha jahtuda, siis nagu hakkasime seda pereelu nii-öelda uuesti üles ehitama, et koju tagasi ma muidugi ei kolinud, mul oli juba oma elu, aga me suutsime nagu inimese moodi omavahel siis sedasi suhelda ja praegu saame päris hästi läbi, et on kõik nagu hästi. See on ka täpselt see, mida ma mõtlen selle all, et läbi selle kaassõltlase toetamise on tegelikult võimalik ka sõltlast aidata. Kaassõltlased pahatihti just nagu aitavad oma käitumisega kaasa selle sõltuvuse süvenemisele, et tõesti, et toovadki koju kätte kas või on ju, et nad on kogu aeg olemas ja lähevad tema eest tööle kas või kui vaja on, et tihtipeale on sellest just rohkem kahju kui kasu. See on see ohvri rolli süvendamine tegelikult, et olles kaassõltlane, sa paned ennast tegelikult ka ohvri rolli, et sa nagu hoiad seda kogu aeg mugavalt üleval, et noh, see on ju nüüd normaalne keskkond, loon selle endale normaalsuseks ja siis on jube tore vahepeal käia kellegile kurtmas, et näed, et mul on ikka nii halvasti, et see ja see probleem on ju teine kõrval. Saad seda head tähelepanu. Jah, et otsa jumal küll, ma tulen sulle nii kaasa, et noh, et kui ma saan sind kuidagi aidata, siis ütle mulle, on ju. Ja kui selline inimene kõrval on, siis tegelikult selle silitamisega ta surub sinna ohvri rolli ta veel rohkem sisse, mitte ei aita teda tegelikult, et aidata tuleks siis, kui ma nüüd võtaksin linnust kinni, raputaksin, kuule, pane nüüd oma kotid kokku ja lase jalga, et mis asja vaata. Et kui sa jalga ei lase, siis ära tule minu juurde kurtma enam. See on abi tegelikult. Ja siis inimene mõtlebki, et mis ta tundub siis algul julm, on ju. Tundub julm, aga tegelikult see on see, mis peaks tegelikult mõjuma ja kui ei mõju, siis no, aga vähemalt ei aita kaasa ohvri rollis olemisele, et siis on vaja kuskilt poolt veel keegi, kes ütleb samamoodi kui ühest ütlusest, ei aita, et see oleneb täitsa inimesest. Ja põhiline on iseennast nagu selles mõttes esikohale seada, mis ei ole nagu ka isekas, vaid et sa oledki enda elus tegelikult kõige tähtsam inimene, sa saad ainult enda eluga midagi ette võtta ja tõesti nagu iseennast muuta ja teha neid edusamme, et siis mõjutad kõike seda ümbritsevat ka, et mis sul toimub. Et saad ainult enda elu elada. Aga juba tore oleks, kui teie ka meiega kaasa räägiksite, et meil on siin mõni auhind ka täna välja loosida sellistel aktiivsemate osalejate vahel, et kui teil on küsimusi, siis hästi julgelt küsige, võite panna mikrofoni sisse, koputada meile, et ma nüüd tahan küsida, et mul on küsimus. Ma näen seda ka, et chat on tegelikult punane, et jälle tõenäoliselt on need küsimused meile välja. Plaan oli siis, et lõpus võtame need ette ja küsime. Aga räägime sellest auhinnast ka natuke. Siis nad teavad. Auhinna, jah, et seda ka Elle postitas, et üks auhind siis tähendab, meie assistent Elle postitas siia chati 2 Google Formi, et siis auhinna loosis osaleksid need inimesed, keda tegelikult see asi huvitab. Et üks Google Form on siis nendele, kes sooviksid võita Reelika ärevusest vabaks energiatööga 4 korra paketi. Saab 4 korda käia. Et kellel on nagu tõsiselt mure selle ärevusega ja tunneb, et võt see, mis mina nüüd siin rääkinud olen ja et mina saaksin teda aidata, siis ole hea ja võta kindlasti sellest loosist osa. Et mul oleks nii hea meel, et ma teen seda ka läbi Zoomi, et ei ole vaja Viljandisse sõita, kui sa elad kuskil teises Eesti otsas, et ei ole probleemi, et samamoodi kõik toimib, et kohtume Zoomi teel. Aga muidugi, kui Viljandi ei tundu liiga kauge ja koha peale tulla, et siis see oleks ka väga äge, sest koha peal ma teen siis lisaks siis sellele vestlusele ka seda pooletunnise pikutamisega energiatööd, mis nagu tegelikult lööb ka selle enda enesetunde ülesse. Seda ma läbi Zoomi ei tee, et selleks oleks vaja tulla Viljandisse. Et kui sa tahad selle auhinnaloosis osaleda, siis otsid chatist üles see vorm ja
pane sinna oma ees- ja perekonnanimi ja meiliaadress, et siis me saame võitjaga ühendust võtta, et seminari lõpus siis assistent paneb kõik nimed loosirattasse ja siis me saame välja loosida. Ja teine auhind on siis minu kursus, mis on 4-nädalane teekond, mis on mõeldud iseseisvalt läbimiseks, see on eelsalvestatud ja nimi on siis kaassõltuvusest iseolemisse, kus on siis 4 nädala peale suuremate teemaplokkide alla ära jaotatud ülesanded, seal on nii, et iga päeva peal on üks videopostitus ja ülesanne ja siis on töövihik ja sa saad neid harjutusi järjest läbida. Ja mina olen ka kursuse vältel kogu aeg olemas, kättesaadav ja see sisaldab ka siis 2 videokohtumist minuga, et täpsemalt saab muidugi vaadata sealt kodulehelt. Ja me pärast veebiseminari saadame ka infot kõik ära teile osalejatele. Mida me veel rääkima pidime? Mis juhtub, kui ärevusega midagi ette ei võta, et kas saab üldse niimoodi edasi elada, et eladki selle ärevuse käes, siis mina oma kogemusest võin öelda, et ei ole see elu just eriti ilus, et see võib kujuneda lõpp-punktis tegelikult ka suitsiidsete mõteteni välja ja see hakkab ka tegelikult mõjutama sinu lähedasi, kellega sa koos elad, et lapsed, elukaaslane ja pärast on nagu seal juba suured probleemid, et tegelikult tuleks kindlasti midagi teha. Muidugi paljudel inimestel on kombeks siis minna ka arsti juurde ja küsida endale siis neid antidepressante. Et ma võin kohe ära öelda, mina neid võtnud ei ole, minule neid kirjutati välja, mina neid välja ei ostnud, sest ma sain õnneks abi energiaterapeudi käest enne. Ja antidepressantidega on see asi, et kindlasti mõnel puhul on nad vajalikud. Ma ei ütle, et nüüd, et ära üldse võta neid. Et mina kindlasti ei ole see inimene, kes hakkab nüüd neid kritiseerima või maha tegema. Et mõnel puhul on nad kindlasti vajalikud, et üldse inimene suudaks edasi funktsioneerida ja tööl käia. Ja just. Et aga mina julgen nii palju öelda, et ära jää neid kogu aeg võtma. Et ikkagi, kui sa neid võtad, sa saad ennast nii palju funktsioneerima, et sul on võimalik igapäevaelust osa võtta, siis järgmine punkt peakski olema see, et alustada nendest välja tulemist siis terapeudiga abiga. Et leida ikkagi see mina ise ülesse, sest need rohud panevad su sellise mulli sisse, kus sul kaovad tegelikult üldse kõik emotsioonid ja tunded ära, et nagu tekib lõpuks selline apaatsus absoluutselt kõige suhtes. Et mul kursusel osales üks naine esimesel kursusel, kes rääkiski, et tänu antidepressantidele tema lõpuks oligi sealmaal omadega, kus ta mõtleski, et tal ei ole tunded, tal ei ole emotsioone, et tal ei ole järelikult vaja elada. Et ta nagu õigel hetkel sai oma lähedaste käest abi, muidu oleks võib-olla lihtsalt ise nagu lõpu teinud, et ta julges selle välja öelda, ütles, et tema nagu kindlasti ei soovita nende peale pikaks ajaks jääda. Et minul isiklikult nende rohtudega kogemus puudub, et ma räägin puhtalt seda, mida ma olen kõrvalt näinud inimeste pealt ja kuulnud inimeste kogemusi. Et selles suhtes ma nagu soovitan ikkagi mitte ainult jääda neile tuginema, et mingi muu abi kõrvalt, et oleks võimalik tegelikult ka edasi elada väga head elu ilma nende rohtudeta. Kas ärevusest saab päriselt lahti? Päriselt lahti saamine on ka hästi individuaalne, et minu puhul ongi see, et minul on nüüd sellest möödas kuskil 10 aastat umbes. Ja ma julgen öelda, et mina päris lahti sellest ilmselt mitte kunagi ei saa, olen päris aus, aga see ärevus ei sega minu elu enam. Mina tajun ära, ma tean neid momente, kus ta võib mul ülesse tulla ja ma tänu oma sellele tööle suudan sellest niimoodi lahti lasta, et ma ei jäta oma elu seisma, vaid ma lähen nii-öelda läbi sellest. See ei murra mind maha, see ei tekita minus halba enesetunnet, see ei too mulle neid hirme tagasi, mis mul kunagi oli, mis mind koju kinni lukustas. Et tänu sellele tööle ja nendele mustrite murdmisele ma leian kogu aeg selle uue kihi endast nii-öelda, mille ma ka oma seanssidel päris pikalt räägin, need uued kihid, mis tekivad seoses endaga tööd tehes, et kuskilt minevikust ülesse, ma vaatan talle otsa ja ma saadan ta ära nii-öelda. Et aga see on nii individuaalne, et kellel on siuke kergem ärevus, ma julgen öelda, et tema saab sellest lahti, tehes iseendaga tööd, õppides iseennast päriselt tundma.
et enamasti inimesed tegelikult päris ennast ise ei tunnegi, et kui sa oled juba ärevuse kätte langenud, et siis ongi see koht, et sa hoiad sellest nii kõvasti kinni, et aga see, kes sa ise oled kuskil seal sügaval, et see kontakt on nii kadunud, et kui sa selle kontakti tagasi saavutad, et siis ei julge ka ükski ärevus tegelikult tulla sulle enam õlale koputama ja kui tulebki, siis sa suudad selle sealt õla pealt selliselt mõnusalt ära visata, et enam ei sega sinu elu. Jällegi tuleb see, et kontakt iseendaga on Yeah. kaotatud, et hästi palju on ka suhetes, eriti just millegipärast ka meesterahvaste puhul, et hakatakse ennast suhtes kohandama selle teise inimese järgi, et talle rohkem meeldida ja siis ka nii-öelda kaotatakse aastate käigus nagu ennast ära, ja siis lõpuks ei teagi, et milles sul see nagu ärevus või mis iganes sümptomid on, et need ongi tegelikult, et sa oled enda väärtustele võib-olla vastu elanud pikka aega ja oledki, et nagu ennast nagu tahaplaanile jätnud, on ju, et ja ongi jälle kaassõltlaste teemal ka nagu väga see läbiv teema. Et jah, kontakt iseendaga on väga-väga oluline, et sa ikkagi tulid ju siia maa peale elama enda elu. Et mul on nii hästi meeles see, et kui mul seal koolis see õpetaja ütles mulle, et me saame omale lapsed, aga meie ei oma neid lapsi, me sünnitame selle lapse ära ja see, mida meie talle anname, on tegelikult boonuseks. Ja samamoodi sa mõtledki, et sina oled nüüd kellegi laps, sa oled nüüd kasvanud suureks inimeseks ja sa pead hakkama nüüd ise saama hakkama oma vaadete järgi, oma soovide järgi elama, oma tahte järgi toimetama. Et kui keegi kõrvalt nüüd tuleb sind dikteerima, peale suruma enda asju, mis tegelikult ei ole sinuga kooskõlas, sa ei resoneeru sinuga, siis sa lähed sellega kaasa, siis sa tegelikult annad ise ennast ära. Ja lõpuks sinust ei jäägi mitte midagi järgi. Samamoodi meie lapsevanematena. Meil on lapsed, me armastame oma lapsi siin üle kõige maailmas, tahame kõike paremat neile, aga me ei saa kunagi tegelikult nende eest otsustada, kui nad on juba sellisest vanusest nii-öelda 15+, eks ole, me saame neid juhendada, mis on õige, mis on vale. Küsi lapse käest ka, on ju. Jah, et aga ära suru talle mitte kunagi ennast peale, sellepärast, et nii ei saa temast kasvada tegelikult seda, kelleks tema on tulnud siia maa peale elama. Et me ei saa võtta temalt ära seda tema enda isiksust. Et see on tema enda oma, et see ei tulene meist enam. Samamoodi meie peame elama niimoodi, et meil on küll kõrval lähedased, elukaaslased, ka ema ja isa on ju, kes tahavad meile parimat või kaassõltlase puhul on ju, kes nagu arvab, et tema nüüd dikteerib, on ju, et kunas sa teed süüa või kunas sa saad mingi välja minna või kunas sa saad telefonikõnet teha, et see on ka iseenda äraandmine. Et järgi alati iseenda seda, mis sinul siin sees on. Et kui sina leiad, et ma nüüd tahan minna selle sõbrannaga sinna kohvikusse, siis sul ei ole vaja tegelikult selleks ju luba küsida. Et sa oled täiskasvanud inimene, sul on õigus minna sõbrannaga kohvikusse, sest see on see tunne, mis sinul siin hinges on, et sa elad oma hinge järgi. Kui keegi kõrvalt ütleb sulle, et sa ei tohi minna, sa istud siin diivanil, istud minuga, siis see on juba tegelikult punane lipp, et see asi ei ole õige. Et nii ei saa elada. Et siis sa ei ela oma hinge järgi, vaid sa annad ennast ära, okei, ma istun siin diivanil, ma ei lähe sinna kohvikusse, ja hakkab tekkima neid negatiivseid, neid mustreid sinu energiaruumi, mis tegelikult röövivad ära selle kontakti iseendaga. Ja kui sa oled kooselus mõne väga ebakindla inimesega, siis tõenäoliselt öeldaksegi sulle, et sa ei tohi minna ja sa ei tohi. Just. Muidu lähme lahku. Just, et see ongi see kaassõltlane olemine, et sa nüüd küsid elukaaslase käest luba, et kas ma tohin minna sõbranna juurde talle õnne soovima, et tal on täna sünnipäev, et läheks ajaks natuke juttu ja elukaaslane ütleb, et ei lähe. Ja küll, ma siis ei lähe. Et see on nagu see koht, et tuleks otsa vaadata, et kas sa nüüd oled siis inimesega koos, keda sa nagu päriselt armastad ja kes päriselt sind armastab ja sind aktsepteerib, või sa oledki nagu kaassõltlase suhtes, kes julmalt sinust teerulliga üles sõidab ja kasutabki sind nagu marionetti nii-öelda. Et neid suhteid on kindlasti päris palju. Aga vaatame siis äkki küsimusi ka. Jaa, kuidas me nii vaatame? Meil on see virtuaalne assistent abis siin Elle, et ma ei tea, Elle, kas sa oled saanud küsimused välja noppida, et siis võid meile öelda mõne?
Ja võib-olla On mõndadel on vastatud, aga võib-olla kõik algul ei kuulnud, et kas energiatööga on võimalik vabaneda ka paanikahoogudest. Ja on küll, et kui paanikahoog peale tuleb, siis ongi kohe need minu esimesed harjutused, mis hakkavad mõttemustreid kohe murdma, et sa vaatad otsa sellele paanikahoole, sellele olukorrale, mis sul seda paanikahoogu tekitas, analüüsid selle olukorra läbi, võtad endale nagu sealt selle kogemuse, selle teadmise, et mis see olukord oli ja siis hakkad hingama. Hästi oluline on jälgida enda kehahoiakut, et kui paanikahoog peale tuleb, siis inimene ka tõmbab kuidagi niimoodi krampi ja hingamine jääb siia rinnakusse kinni, et tuleks jälgida, et see õhk liiguks ka kindlasti kõhtu välja, et hingamise ajal peaks kõht kaasa liikuma, et ärevuse ja paanikahoogudega ongi see, et hing jääb siia kinni. Ja kui sa siin rinnakust allapoole kõhtu seda õhku ei lase, siis see pinge kasvab, paanikahoog kasvab, jääb selline pinnapealne hingamine, et kindlasti vaadata, et õlad ei oleks niimoodi, õlad oleks all, õhk käiks läbi kõhu, vajadusel natukene raputa õlgu, tee selliseid mõnusaid sügavamaid hingamisi ja siis järgmisena saab juba teha neid mõttemustrite murdmisi ja neid harjutusi, mida ma siis enda seanssidel jagan, maandamist, vabastamist, taotlemist. Et see on nagu põhiline maandades ongi see, et hingad välja ja puhud selle enda energiaruumi hästi suureks enda ümber, nagu mõtledki, et minu energiaruum on suur ja lai, mul on ruumi olla, võtistad õlgu niimoodi ja ära vaata varbaid, vaata üles, kui sa oled õues, vaata puulatvasid, vaata mitu pilve sa taevas näed, vaata, kas linnukesed lendavad, vaata majade värvi, jälgi autosid, jälgi inimesi, just see, et ära ole niimoodi, et see süvendab paanikahoogu. Kas inimesed on päriselt saanud infarkti ka paanikahoo tulemusel? Ei ole. Ma olen rääkinud väga paljude ja meditsiinitöötajatega olen väga paljudega rääkinud ja mitte ükski ei ole mulle öelnud, et päriselt on seda juhtunud, et seal on ikkagi meditsiinilised probleemid taga, kui asi jõuab infarktini välja. Aga ärevushäire ja paanikahoogude tulemusel võib tulla migreen, võib tulla refluks ja võib olla ka raskemal juhul südamerütmihäireid, et mis võivad jääda, sest paanikahoogude ja ärevusega hästi tihti kokku puutudes tegelikult ju meil kogu aeg see organism läheb niimoodi krampi, et kuna me hingame siin pinnapealselt, siis see mõjutab seda refluksi, kuna me oleme kogu aeg pinges, siis tekivad need peavalud, mis süvenevad migreeniks ja kui meil on pulss kogu aeg laes olles, siis ärevuse häirega, paanikahoogudega, siis sealt võib tekkida nagu kõrvalnähtudena südamerütmihäireid, et need on küll need asjad. Aga kui sul on see paanikahoog, ütleme, et sa ei tea, mis see on või sa ei ole seda nagu kogenud varem, et sul on ju õigus ikkagi kiirabisse helistada või kui sa tead, et sul on, et sa pöördud kiirabisse, et mul on paanikahoog, et kas nad tulevad välja selle peale? Peaksid ikka tulema. Võiks tulla, ma ei tea, kas tulevad. Ma tean ise juhtumid, kus on öeldud nii, et rahunege maha, minge homme perearsti juurde. Aga ta ei osanud maha rahuneda ja ta arvas, et ta sureb ära. Et ka selliseid asju on olnud. Ja tekibki see tunne, aga siis tuleb ise EMO-sse minna ja mitte öelda, et mul on paanikahoog, vaid öelda, et mul on halb olla, nii nagu mina käisin. Ja just hea nõuanne, et kellel on. Et lihtsalt lähedki kas või ise kohale või kutsud kiirabi, et mul on nii halb olla, ma ei tea, mis mul viga on, et tulge ruttu, et mul on rinnus valud või kus iganes. Nad on sul 2 minutiga kohal ja eks nad siis ütlevad, kas sul on nagu reaalselt midagi meditsiinilist või ongi paanikahoog, et see on siis nende töö öelda. Aga jah, siis ilmselt ei tasu öelda neile, et ma arvan, et mul on paanikahoog, et tulge nüüd, et siis ei pruugi nagu tulla. Aga kindlasti tasuks lasta, kui on füüsilised sümptomid, perearstil ennast üle kontrollida, teha kõik analüüsid, nagu minagi lasin selliseid hunnikuid analüüse, nii kardioloogi poolt, vereanalüüse, kõik läbivalgustused, pildistused, mul olid aparaadid küljes, kõik asjad, et teada saada, et mul on päriselt kõik korras, sest ärevusel on ka see erinevad need valdkonnad, on terviseärevus, on traumajärgne ärevus, on sotsiaalärevus, on üleüldine ärevus, et iga inimese puhul, kes on ärevushäirega, kuhugi valdkonda ta kuulub. Enamasti mina olen kuulnud ainult terviseärevusest, sest inimesel on kogu aeg arvab, et tal on midagi viga. Et mul on kuskilt kogu aeg valust, mul on mingi kasvaja, mul on infarkti, mul on insuldid, on ju. Mis iganes, siis hakatakse guugeldama, pannakse sinna Google'isse oma sümptomid kirja, ma sain diagnoosi. Et ma olen hästi palju pidanud rääkima sellest, et Google ei ole arst.
ära kirjuta Google'isse oma sümptomeid, siis sa oled kindel laks, et kui sul on terviseärevus, sa kirjutad Google'isse oma sümptomid, siis on kindel laks, et sul see terviseärevus võimendub, sest sealt ei tule kunagi midagi head. Alati tuleb sealt kõige hullem vaste üldse, mis olla saab, et raudselt on mingi surmav kasv vaja kuskil või on Ja kui hakkad 2 lugema, päeva siis pärast on minek. tundub, et sul on kõik sümptomid, mis seal Just. kirjas on. Jah, et seda nagu ei tasu kunagi teha, et kui sul on kuskilt halb, mine lase perearstil vajalikud analüüsid teha, et saada endale kindlus, et sul on korras kõik. See on nagu üks asi, mida mina alati soovitan, kõik vereanalüüsid ära teha, kellel on põhjust, vajadust, kardioloogi analüüsid ära teha, kõik mingid, mis iganes sa tunned kuskilt on, vitamiinid ära kontrollida, kui palju sul neid on, sest enamasti on ka teatud vanuses on vaja inimestel mingid tuge vitamiinidega, kui ei saa kõike toidust kätte, et siis sealt võib tekkida ka mingid ärevuse sümptomid, et B12, raud, kõik need magneesiumid, D-vitamiin, C-vitamiin, et need on nagu need, mis tegelikult peaks olema kõigil normaalsel seal nii-öelda sellel skaalal, et kui neid on vähem, siis võib tekkida ka ärevuse sümptomeid. Mul oli tegelikult lapsepõlves, et oligi see südame selline kloppimine ja sellised teravad valud, et ma võtsin mingid korvalooli, tilkasid ja ma olin põlvini maas nagu, et valudes ja saadeti ka kardioloogi juurde ja igal pool ma käisin mööda arste, mitte midagi ei ole, perearst ütles, ma ei tea, sul ei ole midagi viga, ma saadan sind, ja siis lõpuks tuligi perearsti poolt ka see tähelepanelik, et kuule, et sul on psühhosomaatilised haigused, et me elasin sellises väikses kohas, kus kõik teadsid kõik, et tegelikult perearst ka teadis, et meil on selline kaassõltuvuse teema peres, et ilmselt on igasugused probleemid, on ju, et olid ka, aga samamoodi, et nagu väga füüsiliselt andis märku, aga siis keegi ei osanud nagu seda ja siis veel selline raske juhus, et perearst jõudis tegelikult selle järelduseni ja siis vanemate poolt oli see, et mis asja, et sa tahad öelda, et meie laps on hull või? Et siis oli nagu see psühhosomaatiline tähendas hullu, et siis niimoodi see paraku lihtsalt jäi, et ma leidsin ka oma viisid, et oligi siis füüsiliselt hästi aktiivne ja tegin hästi palju trenni ja kogu aeg olin liikumises, et see oli see, mis nagu mind aitas siis see aeg. Just. Aga meil on veel vist palju küsimusi, et ja kas te teete energiatööd ka autismi diagnoosiga teismelistega? Ma teen energiatööd nende inimestega, kes tulevad teadlikult minu juurde ja teavad, mis nad nagu selles mõttes, et nad tulevad teadlikult ja tahavad abi saada ja on nõus minuga koostööd tegema. Et kui on autisti diagnoos, aga inimene on ise nagu valmis hakkama minuga koostööd tegema ja ta on võimeline iga päev ennast analüüsima, enda neid mõttemustreid välja tooma ja muutma, siis jah, ma teen. Aga inimene peab ise olema valmis minuga koostööd tegema, et mina nagu ise imesid ei loo, et inimene ise hakkab endaga imesid tegema. Jah, et sa annad talle ju selle nii-öelda kodutöö kaasa, et neid harjutusi tegema igapäevaselt tuleb neid harjutusi teha enda mõttetasandile, et kui on selleks valmis ja tahab seda teha ja tunneb, et tal on seda vaja, siis mina olen valmis vastu võtma. Kas lähedase hooldamine, kui lähedane vajab abi, on kaassõltuvus? No ta selles mõttes ikkagi on, et ta paneb sind päevaplaani üsna paika või prioriteedid, et sa pead ikkagi olema kogu aeg olemas, kättesaadav ja tegema, et tal oleks hästi. Et selles mõttes küll, et kaassõltuvus on tegelikult päris lai teema, et see ei tähenda ainult seda, et su keegi lähedane, kellega sa koos elad, et ta on alkohoolik või et ta on narkomaan, et kaassõltlane on ka see inimene, kes on suhtes võib-olla mingi väga sellise jõulise karakteriga, kes siis paneb teda enda järgi nagu tegema ja toimetama, et selles mõttes jah, et sa lähed nagu kaasa sellega ja käid selle, et sinu elurütm käib teise inimese taktikepi järgi, ütleme siis nii, et jah, et haige inimene, et ta ei ole nagu selles mõttes, et ta ei ole see, kes mingi taktikeppi seal liigutab, et ta ei saa sinna midagi parata, aga paratamatult sa oled ikkagi kaassõltlane. See sõltub päris palju temast, et sa ei saa lihtsalt ära minna või mingi reisima minnes, sa pead selle inimese jaoks olemas olema. Et siis ongi see, et sa pead leidma neid enda jaoks laadivaid hetki ja tegevusi, mis on sulle olulised, et lihtsalt leidma enda jaoks ka aega sealt kõrvalt, et ennast nagu tahaplaanile jätmagi. Võib-olla räägite, mis kaassõltuvuse variant on?
ongi selles mõttes väga palju variante, et kus sa siis oled sõltuv midagi. inimesest või käitud tema järgi siis, et ta paneb päris palju sinu plaane ja asju nagu kinni. Et see võibki olla, et ongi sul see vaimupuudega või füüsilise puudega inimene kodus. Kas on siis alkohoolik elukaaslane või isa või et sa reaalselt ei pea temaga ka koos elama, aga ta distantsilt mõjutab sind, sest ta on sinu väga lähedane inimene, ta tekitab sulle muret, et sa muretsed tema pärast. Et nagu sellisel määral, et see mõjutab sinu elu ja valikuid ja otsuseid. Kas meditatsiooni ja heade mõtetega saab ärevusest vabaks või ainus võimalus on terapeudi juurde minek? See oleneb ärevuse tugevusest. Et kui su ärevus ei sega veel sinu igapäevaelu, sa suudad ikkagi tööl käia, sa suudad sotsiaalne olla, sul ei ole probleemi poes olla kuskil rahvarohkes kohas või kuskil kontserdil, et siis loomulikult tuleb meditatsioon kasuks ja tuleb enda mõttemustrite jälgimine, et kogu aeg negatiivsed välja visata, positiivsed peale tuua, et siis on see täitsa võimalik. Aga kui sinu ärevus on juba sealmaal, kus sa ei suuda tööl käia, sa ei suuda keskenduda enam, sa ei kannata rahvarohkeid kohti, sul on nagu raske oma turvatsoonist välja minna, et siis tasuks ikkagi ka kuskilt kõrvalist abi paluda kindlasti. Kui kaaslane on sõltlane ja temaga kooselu tekitab ja süvendab sõltuvust ka iseendal, siis millest ma peaksin alustama? Kas kaaslasest või endast? Hetkel tunnen, et kas koos või üldse mitte. No kõige tähtsam ongi tegelikult endast alustada, et see ongi täpselt see, et sa elad enda elu, sa ei saa teise inimese elu elada, on ju. Et just panna see fookus endale, hakata ennast nagu avastama taas ja mõtlema selle peale, mis sinu võib-olla unistused ja väärtused olid enne, kui sa hakkasid selle inimesega koos elama. Et kui sa tunned, et nüüd on see aeg, et nüüd aitab, et siis just, et pannagi endale see rõhk, et võib-olla ei peagi kohe tõttamisega seda suhet lõpetama, kui see just ei ole ekstreemne, et see on nagu ohtlik, on ju, mõjutab väga igapäevaelu, et vaid just, et endale see rõhk panna ja minnagi võib-olla läbida mingeid koolitusi, kursusi, mida sa oled alati tahtnud, teha mingeid tegevusi, mida sa oled tahtnud. Et just eneseareng on minu meelest nagu üks ainus tee sellest välja tulla, et nii sõltuvuse puhul kui kaassõltuvuse puhul, et kõik need muud abivahendid on sellised ajutise toimega. Ja tihtipeale ongi olnud seda, et kui see kaassõltlane seal kõrval hakkab endaga tegelema, tema hakkab muutuma, et on hoopis teistsuguse energiaga, on ju, et siis kõrvalt, kas see inimene siis, kas ta kaob ära sealt kõrvalt ise, sest et nende energiad enam need ei klapi, et need toimetavad nii erinevatel tasanditel või siis ongi see, et see kaaslane hoopis tuleb kaasa, et ta hakkab huvi tundma, et mida sa teinud oled, et sa oled nagu nii muutunud, on ju, et võib-olla muudab ka ennast. Et ma tean päris elus nagu sellist juhtumit ka, kus oligi, et naine lihtsalt mõneks ajaks eemaldus mehest, et tegeles iseendaga, ta tundis, et nüüd on aeg iseendaga tegelema hakata ja mees oli siis ka alkohoolik ja ta mingi hetk siis ilmselt hakkas muretsema, et naine on temast nii kaugeks jäänud ja ta lõpuks ta jättis isegi maha selle joomise, on ju, et ta hakkas samamoodi nagu enesearenguga tegelema ja nad elavadki koos siiamaani, et selline kui ideaalne lugu on. Et aga just, et endale sa ei saa teise inimese eest nagu midagi teha. Mina alati ütlen, et kõige esimesele kohale alati sea iseennast, teisele kohale sea oma suhe, kolmandale kohale oma lapsed ja 4-5 tulevad edasi juba järgmised lähedased. Et kui sina number 1 tunned ennast hästi, siis on sinu suhe ka hea. Kui sinu suhe on hea, siis on ka sinu lapsed õnnelikud. Ja kui sinu lapsed on õnnelikud, siis sinu perekond toimib ja on ka edasi järgnevad lähedased inimesed siis tegelikult ka rahul ja head. Mida paljud emad ütlevad siin selle peale kohe, et issand jumal, mis mõttes lapsed on ikka kõige tähtsamad. Just, et tegelikult oled ikkagi sina ise kõige tähtsam, et mul on kohe jälle hea näide tuua enda. Lastel ei ole vaja seda tühjaks pumbatada ema. Kliendi pealt ka hea näide, et kellel olid kaksikud, väiksed kaksikud, on praegu ka muidugi enam mu klient ei ole, tema käis ära oma käigud.
et tuli ka, et mis nad ütles äkki 2-3-aastased või, et no lihtsalt ei jõua enam kaksikud ja lihtsalt kogu aeg on mul sääre küljes kinni, ma ei jõua, ma lähen hulluks, ma pean midagi tegema, ma ei suuda seal kodus enam olla ja nii endast väljas ja hakkas iseendaga tööle ja mõne korra pärast juba tuli mu juurde, tead, mu lapsed mängivad iseseisvalt, nad ei tule enam minu sääre külge, nad ei taha enam minu seda tähelepanu nii palju, kui nad alguses tahtsid. Ja miks? Seda sellepärast, et see ema hakkas iseendaga tööle. Kui ta hakkas iseennast hästi tundma, välja kiirgama seda positiivsust, siis lapsed nägid, et emal on hea olla, ta saab hakkama, siis me ei pea teda segama. Aga miks lapsed tulevad segama, sest nad näevad, et emal või isal on halb olla, siis on neil segamise põhjuseks see, et nad tahavad, et emal isal hea oleks, et tule vaata, ma joonistasin sulle pildi, tule pane minuga koos klotse kokku, tule mängi minuga nukumäes, tule mängi minuga autodega autoraja peal. Et kui sa minuga mängid, siis sul on ju hea olla, siis sa ei ole ju kurb enam, sest mina ju teen su rõõmsaks. Aga samal ajal see ema, kes on siis nii negatiivne, ma ei viitsi seda nukumäe mängida, ma ei taha seda klotse kokku panna, mine mängi ise, on ju. Ja sealt see kettabki laps jälle nagu, no tule ikka vaata, ma tahan sinuga mängida, et siis sul on hea olla. Aga kui laps näeb, et sa oled rahulik, sul on hea olla, sa tegeled oma asjadega, sa kiirgad välja seda head enesetunnet, sest lapsed ju tunnevad kohe ära, juba näevad kaugelt ära, kas emal on hea tuju või mitte. Ja kui ta näeb, et emal on hea tuju, siis ta lähebki ja mängib ise oma nende klotsidega, sest tal ei ole vaja tähelepanu. See on ja see laps koht. võib-olla keeldub kooli minemast ka sellepärast või lasteaeda minemast hommikul, et ta tegelikult tahab oma ema justkui valvata, et emal ei ole hästi. Just, et see on ka see koht, miks on oluline panna iseennast number 1, sest kui sina oled iseendale number 1, siis sealt edasi tegelikult lähevad ka kõik muud asjad paika. Nii, jälle, kas meil on? Ja meil on päris palju. Mida teha, kui ärevus tekib mingi konkreetse inimesega? Juba talle mõtlemine tekitab füüsiliselt halva enesetunde. Mida teha, kui pole võimalik vältida? Mõistusega saan aru, et tegemist võib olla igati normaalse inimesega, lihtsalt minu ajus miski reageerib talle niiviisi. Oleneb, kes see lähedane siis nüüd on, et kas ta on siis mingi pereliige või et seal peab taga olema mingi juurpõhjus, midagi minevikus, mis te olete nagu koos läbi teinud või mis on tema sulle kunagi põhjustanud. Et täpsema vastuse saaksin siis anda, kui ma tean, et kes see lähedane on. Et kui ta on mingi tavaline sõbranna kuskilt kooliajast või töökaaslane või keegi, aga ilmselgelt on seal taga mingi juurpõhjus, miks seda ärevust põhjustab, et midagi on aastaid tagasi teie vahel juhtunud. Kui ta on sul ema või isa, siis on ta tekitanud sulle mingi trauma, kui ta on su töökaaslane, siis on teil olnud mingi probleem kunagi õhus, mis ei ole sinu jaoks ära lahendatud. Ja kui on mingi trauma, siis tuleks selle traumaga tegeleda. Kui on mingi lahendamata probleem, siis tuleks see probleem ära lahendada ja sealt siis edasi hakkabki minema. Et niisama ta ilmselt üle ei lähe, sest kuskil sinu hinges midagi kripeldab, millega on vaja tegeleda, et see põhjus on vaja kätte saada ja sealt saab edasi hakata tööle. Tegelikult paljude asjade puhul on nii, et mulle tundub, et see inimene või see olukord nagu viib mind endast välja ja ärritab mind, on ju, siis tegelikult seal all on tegelikult mingi teine teema. Just. Miks see sind ärritab, on, et see tunded on sinu enda omad, need on sinu sees. Et mingi trigger on kuskil ja see trigger on vaja üles leida, et enne ta ära ei lahtu. Kui juba on refluks, kas siis vabanedes ärevusest kaob ka see haigus? Kui ärevusest vabaneb, siis refluks läheb suht ära. Jah, minul oli ka tegelikult, ütlen ausalt, et mul oli nagu suht mõnda aega see ja kui ma siis läksin ka perearsti juurde sellega, siis ütleski, et sul on see ärevuse tagajärjel, et see on nii tüüpiline ärevuse tagajärjel tekkiv asi. See oli just mingi maaprobleem. Ja, et kindlasti tuleks arstil üle vaadata, et kui sügaval see asi on ja kui sa oled ärevusega juba tegelenud ja tema on tekkinud ka sul ärevuse tagajärjel, siis ta tegelikult kaob ära. Minul kadus ja ma usun, et kui ta on sul ka ärevuse tagajärjel ja sa saad ärevuse kontrolli alla ja endaga tegelema, endaga kontakti, siis kaob tegelikult ka refluks ära. Kuidas on võimalik saada lahti sellest, et teise inimese emotsioone väga tugevalt ise läbi elan, isegi väga kaugel olles, nabanöör jääb koguks eluks? Nagu mingi empaatilised. Jah, et just hakkasin mõtlema, et tal on mingi empaatiline side,
et tegelikult seal aetakse sidemete vabastamine ilmselgelt, et see on ka üks harjutus, mis ma kindlasti annan teisel või kolmandal kohtumisel, oleneb inimesest. Et ma ei oskagi muud öelda, energeetilisel baasil ongi vaja lihtsalt läbi lõigata need sidemed enda lähedasega. Et selleks oleks vaja siis nagu rohkem isiklikul teel meil suhelda, et mul on siin nagu raske praegu seda juhist niimoodi edasi anda. Et kui sa tunned, et sa tahad sellest rohkem teada, siis kirjuta mulle. Kui ma ei tunne lastega hästi, kas siis pean ennast muutma? lastega. Lastega hästi. Seal on ka taga mingi trigger siis, et mis teema on õhus, et kas siis on enda lapsega, kelle lapsed nad siis on, et kuskil on midagi jäänud siis puudu endal, mingi süütunne kuskil äkki enda last kasvatades, olles ise tema vanem, et ma julgen öelda, et seal on ka kuskil taga mingi juurpõhjus, et otseselt nagu lapsed trigerdavad välja sinu enda juurpõhjuse kuskilt minevikust, et sellele tuleks siis otsa vaadata. Et see on jälle sügavam ja pikem töö, et millega tasuks siis tegeleda, sest lapsed on ägedad ju, eriti olles siis lastega koos. Kõige suuremad õpetajad. Absoluutselt. Mõtlegi, et tegelikult minu see enesearengu teekond üldse algaski sellest, et kui ma hakkasin lapsega pereterapeudi juures käima, sealt nagu läks see pall veerema. Just. Et me kõik tegelikult ju tuleme oma vanemate juurest, kus meil on siis oma nähtamatud seljakotid, omad mustrid, mida me kanname kaasas ja kui see muster meid tegelikult ei toeta, vaid viib depressiooni ja stressi, siis tuleks sellega tegeleda ja need triggerid võibki ka siis lapselapsed võivad välja tuua, mis meil endal on siis tegelikult tervendamata. Et sellega tasuks tegeleda. Võib-olla otseselt just midagi muutma ei pea, aga lihtsalt otsa vaatama, mis seal taga võib olla, tegeleda sellega. Just, ära tervendada ja see ongi juba tegelikult muutuste loomine. Hetkel on küsimustega kõik. No võt. Algul tundus, et nii palju küsimusi on. Aga ma räägin ka selle ära, et kes tunneb, et tal on siis ärevusega suured probleemid, et ta tahaks saada abi, siis mul stardib 12. august ärevusest vabaks energiatööga ka kursus. Ja mul on siis kõigile siin webinaril osalejatele ka pakkumine, et kui sa tunned, et see kursus võiks sind kõnetada, siis... Ma näitan seda kodu. Näita jah. Et siis ma pakun teile kõigile kursust siis soodsama hinnaga 90 €. Et muidu tavahind on tal 150 €, 3 nädalat kehtib. Ja seal siis kursusel saab siis 3 nädalaga luua siis endale päris mõnusa muutuse. Et mul on 3 moodulit, iga osaleja saab siis sellise sisselogimisinfo, et mul on spetsiaalne lehekülg selle jaoks tehtud, seal on õppevideod, korra nädalas kohtume Zoomis ja teen ka iga osalejaga individuaalseid Zoomi kohtumisi ja igal osalejal on võimalus tulla siis ka Viljandisse minu juurde siis energeetilist tervendamist siis kursuse raames saama, mis on ka siuke päris mõnus kogemus kindlasti. Et kui sa tunned, et sa võiksid kõnetada, siis kirjuta info@reelikaraska.ee. Ja siis teine pakkumine on meil ka, mida ma praegu ette ei saa siit millegi pärast. Nii, et minu poolt siis pakkumine, et ainult siis tänasel seminaril osalejatele iseseisvalt läbitav privaatne kursus kaassõltuvusest iseolemisse hinnaga 199 €. Et täishind on siis 299. Ja kellel on huvi, siis samamoodi, et võib minuga ühendust võtta kerli@focus.ee. Et siis saab selle sooduskoodi edastada. Ja infod me saadame järelkirjas ka meilile kõik, et saate täpselt vaadata, et see kursus siis on jaotatud 4 nädalaks, iga päev tuleb mingi ülesanne teha ja see sisaldab ka külalisesinejaid, veebiseminare nendega, et igal nädalal 1. Igal päeval on ülesanne, siis saab töövihiku ja seal on veel palju boonusmaterjale juures, et iga veebiseminari külaline siis on rikastanud veel omalt poolt seda.
kursust, et kui keegi tunneb, et tal on see kaassõltuvusega probleeme praegu, et siis see oleks selline hea koht, kus alustada, et iseseisvalt, privaatselt, omas tempos. aga täna meil oli ka loosimine nüüd plaanis, et Elle, kas sinna Google Formsi on nimed tekkinud juba, et kes soovisid osaleda Reelika 4 seansi paketi loosis? Ja on küll. Et kas me esimesena loosimegi tema? Ja ma arvan küll, ma panen enda jagamise kinni, siis sa saad oma Ma kopeerin kohe nüüd need nimed võttasse. rattasse. Ja siis jagan. Nii, kas on näha? Ja, Nii, siis on Reelika ärevusest vabaks energiatöö kursus. 4 korra seanss. Täpsust. Palju õnne, Maile Purst. Väga tore. Maile, kirjuta mulle info@reelikaraska.ee ja siis sealt kaudu suhtleme siis edasi. Ja kui ta ei kirjuta, siis meil on ka kontakt Ja, olemas. ja, et kindlasti võtame ühendust ja siis paneme juba edasi paika asjad. Et tänane veebiseminar oli ärevuse teemale ja energia teemale pühendatud, et ma ei tea, kas siin konkreetselt kaassõltuvuse teemaga on inimesi, küsimusi küll oli, et Elle, kas teise kursuse loosis on ka inimesi? Ja kohe panen teisele ka. Seal oli küll natuke vähem, aga oli. Nii, nüüd ma jagan uuesti. Nii, on näha, on ju? Ja. Nii. Nii, palju õnne, Marge Mägi. Et ma võtan ise ühendust, mul on kontakt olemas ja saadan info ja ligipääsud siis kursusele. Palju õnne võitjatele. Palju õnne. Kas meil on vahepeal veel mõni küsimus tekkinud, et tegelikult meil on natukene aega veel lõpuni. Soovib keegi võib-olla otse küsida midagi veel energiatöö kohta? Küsige. Olge julged. Igatahes mul on väga hea meel, et sa tulid täna siia. Sellepärast, et ma kutsumast. tean, et see probleemiga on väga palju inimesi praegusel ajal, eriti just kimpus. Ongi hästi palju seda ületöötamist ja meediat ja kõik see, et võib-olla isegi rohkem kui varem või siis me teadvustame täna rohkem seda probleemi. Pigem jah, teadvustame rohkem, et sõna ärevus on tulnud nagu juba hästi avalikkuse ette ka igalt poolt, et ma mäletan, et siin aastaid tagasi oli depressioon, öeldi, et on niisugune moehaigus, aga praegu tegelikult on muutunud see sõna depressioon siis tegelikult ka ärevuseks ja ärevuse alla muidugi pannakse ka tegelikult neid asju, mis tegelikult ei kuulu ärevuse alla, et inimesed arvavad, et neil on ärevus, aga tegelikult ei ole. Et see on ka nagu see koht, et ärevus ise on tegelikult päris hirmutav ja päris jube enesetundega diagnoos, et kui inimene, kes tegelikult käib ringi, naeratab ja teeb kõike, mis terve inimene peaks tegema, ütleb, et tal on ärevus, siis tegelikult tal kohe kindlasti ei ole ärevus. See on üks jagamine ka, et suhe ise on väga ilus ja sügav, sõltuvus on tekkinud lihtsalt pingetest ja väsimusest. Kuid ikkagi sõltuvus ideaalis, ma näengi just seda, mida
vastasite, ma ei tea, mille kohta see nüüd käis. Aitäh vastamast ja tunnen suuremat jõudu, et ise enesearenguga edasi liikuda, sest tegelikult ma juba olengi märganud, et kohati see sütitab ka mu kaaslast. Väga hea ju. No näed, See see ongi oligi see, et super. sina oled number 1, eks ole. Ja Aga- mina ka märkasin seda, et kui sa kogu aeg noomid, et mis sa valesti oled teinud või mis sa tegemata jätad, siis see nagu ei tööta, onju. Ja siis, kui hakkasid kiitma, et nii tore, et sa pesid nõud ära, aitäh sulle, siis seda rohkem ta hakkab tegema seda Jaa. tegelikult. Just. Ja muidugi hästi palju, pange tähele just sellele, kuhu teie oma fookuse seate, mille peale mõtlete, et vaadake kõik ennast kõrvalt, et kui palju on teie väljaütlemistes ja mõtetes negatiivsust, aga kui palju on positiivsust. Et suurendage seda positiivsust, et kõike, mida te mõtlete, kõike, mida te ütlete, tegelikult kõik läheb ju teostamisele. Et kui sa mõtled, et ma ei viitsi, ma ei jõua, mulle ei meeldi, sa ei hakkagi kunagi viitsima, sa ei hakkagi kunagi jõudma, sulle ei hakka kunagi meeldima. Aga kas sa tegelikult tahaksid viitsida? Kas sa tahaksid jõuda? Kas sa tahaksid, et sulle meeldiks? Et ma usun, et tegelikult sa ju tahaksid seda, et siis ongi hästi oluline endale sisendada, et ma jõuan, mulle meeldib, ma viitsin, ma tahan, ma saan hakkama. Et just see, et upita ise ennast üles, kiida ennast. Kes see sind veel siis nii palju kiidab, kui sina ise? Ikka tuleb ise ennast kõige rohkem kiita, ise ennast kõige rohkem armastada, ise ennast kõige rohkem üles upitada. Mitte keegi siin maamuna peal ei ole nii ilus, kui oled sina. Et vaata endale peeglisse, et mitte keegi teine ei ületa sinu ilu sinu enda jaoks. Sinu tublidust, sinu hakkama saamist, sinu peale hakkamist, sinu tahet midagi teha. Et võtta alati kõike suure positiivsusega, et siis sa hakkad märkama ka enda ümber rohkem seda rõõmu, armastust, positiivsust. Et kui sina ise seda välja annad, siis tuleb sinu juurde ka neid asju rohkem juurde, ka neid inimesi tegelikult, kes seda samamoodi välja annavad. Et kui sa oled selline inimene, kellele meeldib palju kurta, meeldib palju halada, meeldib palju just välja tuua neid negatiivseid asju, siis tegelikult sind ka ümbritsevad need inimesed, kes samamoodi seda kõike teevad. Ja sealt tegelikult kasvab see negatiivsus, kasvab stress, kasvab depressioon ja kibestumus. Aga seda me ju tegelikult mitte keegi ei soovi. Nii et võib-olla kõlab nagu väga lihtsalt, et ole positiivne või mõtle positiivselt, aga sinna kohta jõuda võib-olla aitabki see, et kui lubadagi endale neid asju, mida sa armastad rohkem teha, onju. Just. Ja mingisuguseid elamusi või mis iganes see sinu jaoks on, et pane see oma päevaplaani nagu muudki kohustused, et see on see sinu aeg, et see aitab seda saavutada, seda paremat meeleolu, et mitte sinna ohvri rolli langed tõesti, et siis käidki ja kurdadki, et nii halvasti ja kõike ma teen ainult teiste heaks, aga miks sa teed siis? Just. Et tee enda heaks ja siis sa saadki kõrgemale energiatasemele tõusta, et kõik paremat juurde tõmmata endale. Just. Et kõlab nagu selline klišee, aga tegelikult aga pane praktikasse. No see ongi see, et väga Pane palju praktikasse, vaata, ma tean küll, aga tegelikult ei tee, onju. Et jube hea on öelda, aga ma olen ju positiivne. Aga kui sa nüüd vaatad endale otsa, analüüsid oma päeva läbi, kui palju sa tegelikult positiivne olid. Isegi mina vahepeal pean endale meelde tuletama, et kuule, ei ole midagi nii väsinud, aja kark alla ja mine rohi oma lillepeenar ära, ei ole siin midagi väsinud, sa pole midagi teinudki ju. Ja ikka on hea kõigepealt mehele öelda, ma ei viitsi täna, ma ei jõua. Ma olen ka inimene, et ma ka vahest luban seda endale, aga siis on jälle hea meelde tuletada, et ei Reelika, täna ei ole see päev, nädalavahetuseni on 2 päeva aega, täna lähed rohid ära selle lillepeenra. Et just see, et me kõik peame seda tegema, me ei ole keegi selline, et nüüd täna lükkan sisse selle nupu, kus mul ühtegi negatiivset mõtet ei tule. Aga oluline ongi nagu kasvatada, et need negatiivsed jääksid nagu positiivsetele alla ikkagi, et paraku nii ta on, et siis seda parem on ka meil endal olla. Ja kes tundis, et täna oli väga palju head siit kaasa noppida, kes ei jõudnud märkmeid teha, siis me saadame ka seminari salvestuse info järelkirjaga kõigile siis, kes on registreerinud, kes võib-olla kohal täna ei olnud, sest tegelikult registreerinud oli üle 200, aga see ongi selline tavaline protsent, et kuskil 25% tuleb siia kohale, et saate uuesti järel vaadata ja kõik info ja Reelika kontaktid ka ma panen järelkirja siis teile. Ja kohe
just kohe, aga kuskil poole tunni pärast peale seminari tuleb teile ka tagasiside vorm, et olge siis nii armsad ja palun andke Reelikale tagasisidet meie tänasele seminarile. Aitäh teile, aitäh, Aitäh minu poolt kes ka. siin osalesid ja kes järele vaatavad ja aitäh Hellele, kes meil abis oli ja Aitäh. muidugi suur aitäh sulle, et sa tulid täna siia. Aitäh, et kutsusid. Ja nii tore, et me saime koos olla siin ühes Jaa. ruumis. Nii tore. Järgmiste kohtumisteni. Tšau. Tšau.